Meie läheme nüüd aga ronime korraks 40-meetrise kõrghoone katusele, et sealt siis klaasi pidi alla tulla. Tihti küsitakse meilt, et mida me siis vabal ajal ka teeme. Vabal ajal me näiteks peseme kõrghoonete aknaid. Täna ka me ronisime kesklinnas äärmiselt kõrge hoone katusele ja mis me siis teeme? Ronime üle ääre ja peseme mõne aknaga puhtaks. Meid lahutab betooni ja asfaldi teest 40 meetrit. Teekond tuleb pikk ja loodetavasti ääretult põnev. Loetud sekundid on jäänud, kuni me peame siis... Kas see peab lahti olema või? Teeme nüüd niimoodi, et sõna lahti. Unustame ära, seda siin praegu järgnevates toimutes ei ole. Pingul ja kinni on turvaline. Keegi meist kolmest ei ole veel vaadanud üle servasid, sest nagu näha on, siin on suhteliselt keeruline seda teha. Me läheme vaatame üle. Ma loodan vähemalt kinnitada. Ma saan aru, et me oleme päris hästi kinni. Vist. Nii, esmatutvus, jah? Robi on juba läheb. Noh, tõesti ongi betoon vastas. Ma poleks arvanud. Issand, oia! Väga lõbus tundub olevat see nüüd, mis nüüd saama hakkab. Nagu alla minema? Siit pöörada alla peab minema nüüd, jah? Mul on natukene praegu lihtsalt see... Mina ei suuda minna. Päriselt? Mina ei suuda. Mul ikka praegu sellest, nagu lihtsalt sellest pildist mul ikka tõmbas jala värisema. Türisalult alla läinud ja ikka on praegu täiesti nii, et ma ei suuda. Mul on täitsa kramp. No Türisalu oli umbes 2 korda ju madalam. See ei aita kaasa, sihukese lause ütled. Mul on täitsa närv. Robi, sa lähed? Mul nagu ei paku väga pinget. Ma olen käinud ju teletorni tipus koristamas. Mul ei paku pinget. Ma ei viitsi minna. Jüri on jobu! Noh, see on tehtud sinna selles mõttes. Päriselt, noh, Piret ei julge minna. Minul ei paku pinget. No siis pead sina minna. Ma olen hüpanud lennukist alla. Aga sul ei olnud ühtegi köit kaasas seal. See ei ole üldse sama asi. Ma ei ole köiega kuskilt veel alla tulnud, on teie loogika või? Sellega nüüd läks. Piret, lähen vaatame mingi kohvi. Kergemaks, nii hea mul praegu on va. Jälle. See juhtus jälle. Aga mees peab tegema, mida mees peab tegema. Ega ma ju lihtsalt ei lähe siit alla ronima. Ma pean ikka mõne aknaga ära pesema. Siin on mul siis... ma nagu istun või? Ma mõtlesin, et ma pean nagu jalgadega jebima. Annika tuleb koos minuga kaasa, ma päris üksi ei lähe. Jumal tänatud. Robi on kehastunud kaamerameheks, nagu näete, päevitab mõnusasti siin 40 meetri kõrgusel Tallinna kesklinnas. Kes on juba all, on Piret Laos ja tema on meil seal all valmis filmima seda, mis tema esimesena näeb. Annika läheb esimesena ja asub siia serva peale valmis. Aitäh, Robi, et väga siin oled. Ma olen sulle natuke nagu moraalne tugi. Ma olen juba üle ääre. Tervist. Mille sa lahti teed? See, mis sul seljad on. Mul ongi siin üks suur linnukaka kohe. Läks vaja ära pesta. Kohe linnusitt. Ma mõtlesin, et linnud nii kõrgele ei lendagi. Jüri hakkab kõrgele hoonel aknaid pesema. Tere! Nii. Oba! Jüri on valmis. Teine köis läheb. Võin istuda või? Oota ära veel kuskil mind otseselt lase ja ma istuks samadega. Hästi on mingi asi munandi vahel. Head sõbrad, aitäh teile, et olete sel hetkel minuga. Oh my god. Ja ma liigungi alla poole. Ma olen meetri suutnud laskuda, 39 on veel minna. Ma pole kordagi alla vaadanud. Mis sa teed? Kas ma võin käed lahti lasta või? Lase lahti. Oot, see on crazy. Vot see on usaldus, noh. Ma loodan, et selle tööl ei ole täiesti tavaline tunnitasu. Nii, sulle ka natuke. Ja nüüd siis paberiga tõmban ära või? Lasen rippu. Üks on tehtud. Tegelikult me nii aknad ei pese. Teate, aga me ei tulnud siia aknapesulugu tegema. Oota, sa selle paberiga tegid lihtsalt nalja muga või? Jaa. Ma sain alles nüüd aru, ma mõtlesin, miks ta paberit ei kasuta. Vana hea. Mõtlesite, et see on nüüd kõige parem koht, kus tünga teha inimesele. Ma vaatasin ka, et kurat, meestel on päris kurjad naljad ikka. Täitsa crazy, ma ei saanud üldse aru. Ma teen ise samal ajal seda klaasi, millele ma toetan. Seebiseks ja libedaks. Aknapuhtus on küll viimane asi, millele ma siin praegu mõtlen. Keva on muidugi see, et kui ma siin lõpetanud olen, siis millegipärast on siin tossu jälge klaasi peal 2 korda rohkem kui enne. Me oleme jõudnud nüüd suurepärase 10. korruse akna juurde. Vaikselt läheme. No enam-vähem. Wow!
ja üks lapike seal nüüd läheb. Mis see nüüd on siis? 7. korrusel. Tere, 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 tere. Tere, tere. Jüri, ma kuulen su häält. Olemegi juba siin ju. Sa oled ainult 8 meetri kõrgusel. Nalja teete või? Nii. Tere. Väga põnev kogemus oli. Annika, kuidas sa hindad, kuidas Jüri hakkama sai? Vist pean ikkagi üle tegema. Selles mõttes, kui me rääkisime praegu allatulekust, akendepesust, ma ei tea mitte midagi. Ja siit tulebki sõbrad loobu Ant. Jüri Butšakov, ilus vaadata, aga täiesti kasutu. Kuradi vägev, jälle elus midagi ära tehtud ju, noh. Sa olid Jüri tubli, ma olen nii uhke su üle. Muidugi veel tublim oli Annika, kes pärast läks ja sinu aknad kõik uuesti üle pesi. Aga nüüdseks on need puhtad ja kahtlemata tervitused Annikale ja tervitused Skyprofile ka. No teiega võib tõesti minna igasugustesse kõrgustesse ja tulla sealt eluga alla.